ja Aivar Kuusma firmamärk ehk siis 3-2 maa-ala on sisse võetud ja Oliver Suurorg heale sõbrale Postile, kes tänasel päeval mängib vastasmeeskonnas Metsalu kaugvise ja seegi läheb. Nüüd on Tartu mees kaitses tagasi. No see oli see, mida tuli Hannes Saar siin ütlema mängijatele, kui pingi pealt tuli. Aga nüüd on raske, et 3,5 minutiga on TalTechil 17 silma koos. Jaa, et selles mõttes on sul õigus, et kui oled 10 peal, on palju lihtsam seda... 7 viset ja Kitsing siis keskmiselt 3 viset, nii et väga hea tähelepanek. Sellise visete arvu juures seda protsenti hoida on päris märk. Ja selge on ka see, et suudab surve all Post selle palliga palju paremini toimetada, kui siin Välp seda suudab teha. Ilveri Kolmene. Ründelaud Lipsule ja jõuga. Millal siis need võetakse? Bernard. Jurkatame vastu, edevad liigutused ja 3 punkti on olemas. Sest mees-kaitse on Tartul küll päris hästi toiminud. Või võib isegi öelda vist väga hästi toiminud. Jah, et see on agressiivselt ja aktiivselt peal olnud. Ja Paasoja viib Tartu juhtima. 30-20 juhtima. Ja nüüd Post 2. Seda suurust on Tartul tänavuse looajal ikkagi muljet avaldavalt. Bernard. Jälle Peinter näitab, et andke siia see pall. Andre Kolmene ja palun. 37-20. Võime öelda kõigile, et meil on ikkagi piisavalt professionaalne Levira tootmistiim, kes seda maketti ei näita, nii et ei pea liigselt nende asjade pärast muretsema. Nüüd on mängukella. Postikoi ja Andre paneb Postile juba teise kulbi lühikese aja jooksul. Ja Tartu saab siit veel palli enda valdusesse. Ja Lips paneb 2 veel kirja. Metsalu aga vastu pannud. Et pikkus ülekaalu korduvalt olen maininud, see ju sisuliselt ei olegi. Ja kui sa Metsalut päris sinna korvi lähistel ei lase, ega siis tal ongi keeruline price back price. Aga Brett seda meest toona enda meeskonda ei tahtnud. Ja vaatad praegu seda karusel all ja mõtled, et ei olnud kaugel, et karjäär oleks ära lõppenud. Mis seal salas? See, kuidas nüüd Suurorle joostakse peale, kui ta palli saab, see on ikkagi ka täiesti teisest dimensioonist. Välbi Kolmene ja tuleb. Vahe 12, veidi lähemale. Kas soolot ju ei tehta? Ja kui sul on mängujuhi koha peal Post ka muidugi, siis üldjoontes see tempo on kontrolli all. Ilver, 2 juurde. Ja nüüd võime vist küll juba päris kindlalt väita, et laupäevase finaali eel me alustame juba pool tundi varasema stuudioga. Nii et kui mäng algab kell 7, siis head korvpallisõbrad, pange ennast kõik juba pool tundi varem, ehk siis 6:30, kas Inspira või Delfi lainele. Tundub, et siit enam viskele ei lähe, nii et lõppnumbrid 80-70. Palju õnne Tartu poolehoidjatele. Tartu mängib laupäevases finaalis Kalev Cramo vastu ja Tartu tänane parim punktitooja Malcolm Bernard 32 minutiga 21 punkti, 9 lauda, 4 söötu.